Tere! Mina olen Tarmo Roos ja ma olen pärit Pärnust. See on see lause, mida ma kasutan iga kord, sest minu arust on oluline, kus sa pärit oled ka. Aga ma tean, et koolitustel öeldakse, et kui sa tuled esinema, siis räägi endast. Aga ikkagi, ma olen natuke närvis ja siis ma ikkagi ütlen, et ma olen Pärnust pärit, õppisin Pärnu Koidula gümnaasiumis juhuslikult kõik 12 aastat ja Pärnu Koidula gümnaasiumi A-klassist vanasti siis reaalklassist 90% läheb TTÜ-sse õppima, nii et ma õppisin siis TTÜ-s ja juhuslikult seal kõikide ainete vahel siis valisin ehituse, mis oli selline kõige nagu, ma ei tea, tundus, et seal saab lahendusi välja mõelda ja ega kõike veel ei tea ette ka. Aga noh, see oli 5-aastane õppe, see commitment tundus selline väga suur, aga kannatame ära. Õnneks mul õnnestus juba väga varakult tööle minna ja aru saada, mida sa siis päriselt tegema hakkad, ja siis seda paralleelselt teha. Ja ikkagi võib öelda, et ülikool ei olnud nüüd kõige raskem koht, aga noh, mingid tööriistad sealt sai. Aga ma peaksin siin rääkima nagu tohutu inseneeria fänn, aga tegelikult ma olen hoopis inimeste fänn, sest ma töötan inimestega või me töötame koos inimestega. Ja see Tõrvandi peaaegu lihtsalt pani mul nii naeratama, see on nii äge, tuleviku insener oskab autot tankida ja kõik need jutud seal, et see on tõsi, ma isegi töötasin kunagi tanklas reaalselt. Et on lahe, kui sa saad proovida noorena, mis iganes vanuses, väga erinevaid asju, et isiklikult olen saanud proovida väga erinevaid asju, ma ei teagi, kui pikk see list on, et tanklas töötanud, jäätist müünud, ajalehti müünud, poest töötanud, jaanipäeval lotot müünud, õlut valanud, baaris töötanud, ma ei tea, kõik asjad veel. Aedasi ehitanud, puutöökohas töötanud ja siis läks peadevõttu firmadesse ja hakkasid juhiks. Sest juhtimine on oluline. Ja ma arvan, et Eestis võikski olla rohkem juhte ja vähem tegijaid, see on okei. Ja see üks raamat, mida ma nüüd kuulasin, siin on siis mõtteviisist, mis on siis kinnine mõtteviis ja lahtine mõtteviis ja kui sa oled kinnise mõtteviisiga sõdur, siis ka sind peab keegi juhtima. Ja kui sa oled lahtise mõtteviisiga, siis sina saad olla see juht. Et see on okei, et kõik ei saagi olla maailma kõige targemad inimesed. Eesti õpilaste tase on ju mega hea. Et minu suur kiitus teile kõigile, et te aitate kaasa selle. Et sellega tuleb lihtsalt edasi panna. Ma võin ühe väikse trikiga teha, kui te väga ei solvu. Et kas te saaksite tõsta käe nii kõrgele, kui te suudate? Ja kas te saaksite tõsta selle nüüd veel natuke kõrgemale? Sai, eks ju? Natuke sai, eks ju? Ühesõnaga, reservi on veel, eks ju? Alati on reservi, alati saab paremini. Minu käest on küsitud, miks alati paremini, sest no, ma usun, et saab. Aga ma võin rääkida teid siin kuituks ka. Vaatame, mis slaidi peal üldse oli. Ma olen rohkem selline, millal eksamon inimene, ma eile õhtu kokku need slaidid. Et siis teate. Aga insener on inimene, mitte robot, minu arvates. Ja sellel ma mõtlen seda, et kui ma saan siis soovida, palun mulle siis selline insener, kes oskab suhelda, meeskonnatööd, leiab lahendusi, saab aru maailmast ja julgeb telefoniga presidendile helistada. No, või peaministrile, vahet ei ole. Et kui meil tuleb inimene tööle, siis ma nüüd iga kord küll ei ole tema esimene kontakt, aga kui ma olen olnud, siis ma olen öelnud, et sinu suvise praktika või meie esimese 3 kuu jooksul, kui sa pole üldse selles sektoris töötanud, 3 kuu lõpuks pead sa julgema helistada presidendile, Eesti presidendile näiteks. Ütled, tšau, tee palun värav lahti, ma tulen kopaga sisse. Ja see on viisakalt. Okay. Ja kui seda julged teha, see on hästi. Ja see on selline sotsiaalne teema, et me suhtleme hästi palju nagu võõraste inimestega ja sa pead olema suutma seda teha. Nii, avatud mõtteviis ja see ongi sama avatud mõtteviis ja see raamat seal ka päris pikalt rääkis sellest, kuidas see lastel siis mitte tappa, et mitte kinnistada, et sa oled selline või sa oled teistsugune. Ja siin ennem rääkisime ka siin lõuna ajal, et tänapäeval
mulle nagu ei meeldi, et inimesi sildistatakse. Mul on vaja psühholoogi juurde minna. Psühholoog ütles, mul on ATH. Ma arvan, et kõigil on ATH, no. Lihtsalt mingi väike tase, eks ju. Ja mõnikord on see rohkem väljas ja mõnikord vähem. Aga kui sulle kuskil väga noores öeldakse sulle, sul on see ATH või sul on mingi muu asi või sa oled selline, siis sa kinnistad selle endale ära ja see tegelikult ei avagi oma tsakraid. Tsakrate avamist ma õppisin Urmas Sõõrumõõres, kus ma sain töötada. Ja järgmine on see, siis siin vestlesin inimestega ja küsin, et mis siis takistab nende õppekavade muutmist ja asja. Et no ikka protsessid on nii suured ja pikad, eks ju. Aga ma sain aru, et tegelikult me saame neid oma õppekavasid ikkagi ise ka näppida, eks ju, jah? Teie saate siis, mina. Ja siis minu ütlus on siin juba pikemat aega, et see on meie riik, meie teeme ise reeglid, eks ju. Ja siis teeme. Meie enda riik on Eesti riik, meie teeme oma reeglid, kuidas meie viime seda edasi ja rakendame neid, mitte keegi teine. Ja viimane on see lihtsus toimub, see on lihtsalt, et mida lihtsamaks asjad lähevad, seda paremini inimesed haaravad neid. Et meil on siin olnud igasugused PIM-seminare juba aastaid ja nüüd me oleme jõudnud sinna kohta, et need programmid, erinevad, mida me kasutame ehituses, et tuleb natuke lihtsamaks teha, vähem nuppe, vähem värve. Mida lihtsam asi, mida konkreetsemat asja teeb, seda paremini seda rakendatakse. Et väga keerulised asjad, mis teevad väga palju asju, on nagu veits too much. Ja siis mul oli selline slaid ka, et ka teil on kindlasti oluline, see on ka mulle väga oluline, inimesed ja nende pühenduvus. Ja meie nagu tahame olla firma, tahame mõelda lahenduste peale ja meil on õnnestunud kokku sattuda siis selliste inimestega, et me teeme oma tööd hingega, saame sellest mõistlikud tasu ja me oleme rahul. Ja me oleme rahul sellepärast, et kõik hakkab muidugi peast minust, et mina ütlen kõikidele asjadele peaks, et jah, keegi tuleb mingi ideega, jah, teeme ära, teeme lahendused, teeme ära. Ja parim, minust see käis läbi ka see laste ideedest, et parim idee ruumis võidab ja valesid vastuseid ei ole. Ja parim idee võidab ruumis on see, et idee pea tulema kuskilt ülemustelt, ükskõik, kellel on hea idee, proovime rakendada ja kui ei tule, ei tee. See natuke uhkustamise jaoks ja lihtsalt see mõtteviis, kuidas mina vaatan ja meie vaatame nagu oma inimesi, mõned räägivad, inimesed on kulu, mina vaatan, inimesed on tulu, ilma inimesteta mul ei ole mitte midagi, ma investeerin inimestesse, võtan noori võimalikult vara tööle, mitte liiga vara, et nad näeksid, mis meil toimub, mis selles erialas toimub, kas neil ikka meeldib, kui nad veel raiskavad, et nad ei raiskaks järgmised 3 aastat seda õppides, mis neile tegelikult ei meeldi. Ja me ülikoolidele ütleme, et palun rakendage asjalikke aineid eespool rohkem. Ja tegelikult tuleks tuua seda maitset järjest ettepoole. Ja seda on terve päev siin räägitud, nii et ma ei pea sellest pikemalt rääkima. Et mida rohkem maitset anname, seda parem. Ja siis, kui ma sõitsin üks päev siin Tartusse rongiga, siis täiesti juhuslikult sattusid minu sinna 4. boksi 3 õpetajat. Ja siis ma küsin, muidu on siia esinevad, mis mured teil koolides on? Ja siis mulle tegelikult väga meeldis see, et mulle öeldi, et ära räägi sellest inseneeriast liiga palju, et ütle, et see on loodus ja täppisteadus. Et see pidi meeldima õpilastele rohkem või õpetajatele. Ma ei tea, see soovitus tuli. Kas ta siis on nii või ei ole, teie otsustada. Aga mida siis veel välja tuli see, et varajane kaasamine, maitse andmine, et ma arvan, et enda juurde kutsuda, meie juurde kutsuda nagu ettevõtete juurde, ma arvan, et kõik võtavad vastu, kõik tegelevad noortega ju. Enamustel ikkagi on lapsed ja meie töötajatel on väga noored lapsed, sest meil keskmine vanus on alla 40 aasta. Aga neid on palju ja seda enam on huvitatud, mis toimub juba vanemas astmes, kutsuma neid, nende mõtted, siis viia need oma lastele. Ka täna ma uurisin, mida siis oma lastega teha. Et mina, naine mul käib 3. klassis, mina käin alles lasteaias. Ja ka sellest sai räägitud, et kes õpib siis hinnetele ja kes vaatab lahendusi. Et seda mul on ka veel kodus vaja nagu natuke reguleerida, coachida.
et kes mida vaatab. Ja mis siis on, et mina ei tea, kuidas neid asju kõiki teha, teie teete, aga kui tulevad noored, nad on päris ägedad. Mõned on ägedamad kui teised, aga see tiimitöö tegemine, see on nagu, ikka tuleb õpetada kõvasti. Ja see, et see on okei, no kõigil ei peagi olema nagu igal alal maailma parim skill. Me paneme need kokku, eks ju. See on nagu tavaline paaris suhe, mees ja naine või mis iganes täna lubatud on, kõik asjad on lubatud avast. Et siis tavaline suhe, täiustame üksteist. Töösuhe, samamoodi, me täiustame üksteist, seal on võib-olla lihtsalt rohkem lülisi, rohkem tiimisi, rohkem inimesi. Ja juhtimine, mõistmine ja ka see, et mis me siis kokku lepsime nüüd, on ju, küsida. Et kokkulepped. Ja mis meil on kogu aeg kiire, kõik tahavad ju tehke need hooned siin väga kiiresti. Ja siis meie tiimid on, no aga Tarmo, see on ju võimatu. Ja siis ma vaatan, kus sa tead võimatu on? Pole veel alustanudki ju. Ennem algust ei ole mitte midagi võimatu. Ja siis saadki rääkida, motiveerid. Ennem alustamist me ju ei ole kunagi öelnud, et me ei saa seda tehtud. Me lihtsalt veel ei tea, kuidas. Kas teeme ühes vahetuses või kahes või kolmes või ma ei tea. Mingi nipp on veel. Või saame paar asja korraga teha. Hakkame katust ja vundamenti korraga tegema äkki. Teeme osa tehases valmis. No, variant on. Et ennem alustamist ei saa kunagi öelda, et sa oled nagu ju ebaõnnestunud. See on tuleviku võlu, tulevik saab ainult positiivne olla. Me ei saa kunagi mõelda, et tulevik on negatiivne. Nii, pingutus, tasu, läbi põlemine, see oskus, et mul on siin vaja pingutada ja siin ma saan lasta korraks lõdvemaks ennast, et ma siis ennast hoiaksin. Et see on selline põnev asi. Et eks seda saaks kuidagi nagu juba varem reguleerida. Mina näen, see tuleb sealt võib-olla hinnete peal õppimisest ja siis pärast ma tahan ka kogu aeg teha nagu ülihoogsalt. Ma jõuan küll rääkida, et väike story on meil tuli. Eesti Energiale tegime eelmist õlitehast seal Narval ja siis mul tuli viieline Maksim Tartust tuli tööle insenerina. Ta oli puhta viieline inimene, ta oli eluaeg viitel õppinud, ta oli ülikoolis ka kõik viied, ma ei tea, kuidas ta võimalik on, aga noh, oli. Ja siis ta hakkas meil seal tegelema dokumentide asjadega ja ehitusse nagu süvenema ja siis me vaatasime teise Jürgeniga, vaatasime, et Maksimi peame saama 5- peale või 4+ peale ruttusin, muidu ta sureb ära lihtsalt nagu. Aga väga keeruline inimest õpetama kehvemini teha, noh. See on praktiliselt võimatu. Ja sama võimatu on nagu väga palju tõsta taset, et natuke saab. Ja siis ma arvan, et ta on siiamaani mul tööl, et siis nüüd ta on juba projektijuht. Ja ta on ikka selline, noh, 5-, väike miinus äkki on. Et ta üritab ikkagi. Aga saime miinuse peale ja saime tehtud. Et selline on. Ja siis mis on see, et mis tuleb kõik nende praktikatega, on see IT-alane nagu avatus, et sa ei pea midagi oskama progeda või midagi teha, aga sa oled midagi proovin siit, midagi proovin sealt, et sul kõik see siis, mis iganes see töö, mis sa teed on, see programm on sul juba nagu lihtsasti õpitav või saad hakkama. Ja siis nagu ikka, kuidas saab. Et lahendused. Nii. Ja siis alati teie saate ka temperatuuri kontroll, me ettevõttes kogu aeg katsume seda, et muudame midagi, tee midagi, mis tulemused on. Me peame kogu aeg tšekkima seda. Ja saate seda teha nii, nagu te oskate. Ja siis samad asjad, et see on see kuulad tagasi, et ma ei tea, mis noored, mis sõnu nüüd kasutatakse, vanasti kasutati, et mis kruvib. Kui mingi hea muusika on siis, et kruvib või kruvi. Ja sellega muidugi see nali ka, et kas te teate, miks kruvil keere on või? See on selle jaoks, et kui sa haamriga lööd kruvi seina, on hea välja keerata. On ju? Loogiline ju. Nii. Ja siis meie mure on veel see, et nagu valdkondades eksikus, ma olen seda rääkinud umbes 15 aastat erinevates kohtades, et seksikaks tuleks muuta. Ja selle all ma mõtlen seda, et see oleks atraktiivne. Et kui mina tulin ehitusse tööle,
siis kui ma ei julgenud isegi öelda mingis seltskonnas, et ma töötan ehitussektoris, sest see on mingi Soome ehitaja, see oli väga nagu, ei olnud väga seksikas. Ja siis ma vahest isegi valetasin, nagu, kus ma töötan, või ei tahtnud lihtsalt öelda. Et sellepärast, ja pärast seda mul ongi see, et ma tahan muuta selle atraktiivseks, see on äge, see on raske, aga see on äge. Et jah. Et ChatGPT-d ei tasu ka uskuda, või siis tasub. Seal mul sõber küsis, et kuidas teha head ehitusfirmat, siis ta tõi kõik välja need põhimõtted, mida me teeme ja rakendame ja kõige lõpus kirjutas, kui sa tõesti kergemat sektorit ei leia, siis tee ehitust. Ja see oli ChatGPT, et no ärge uskuge seda kõike, see ei ole tõendatud, et ta annab ainult ühe vastuse, eks ju. Ja mis me ennem siin rääkisime ka, et siis vastutus tuleb hoida õiges kohas, mõtlen mina nagu endale ettevõtte juhtimises, et kõik teil inimestel, kes annavad vastutuse ja õiguse midagi teha, et mida madalamale sa annad, seda parem on. Ja siis samamoodi saate teie anda seda oma töötajatele, endale ja siis võib-olla edasi ka. Et see läheb kokku sellega, et meie riik, meie reeglid või siis meie kool, meie reeglid. Ja ehitus tuleb muuta seksikaks. Ja siis ma leidsin ühe vana kvoodi, mille üle ma nii rahul olin ükskord 2019 aastal. Panin seina peale kontoris. Et minu töötaja siis ei leiaks nagu vabandusi ja leiaks ikka lahendusi. Et see on nagu selline mõte, et muidu on see neid pärdikuid terve tuba täis ju, on ju. Et ei tasu väga palju juhtimisõpikuid kuulata teie kui juhid, et siis lihtsalt nagu sa tahad kõiki neid korraga rakendada ja rääkida. Aga ühesõnaga, ma ei olnud mõeldud nagu motivatsioonirääkija, aga ma oskan seda teha küll. Et loodetavasti saite aru, et ma olen insener ja ma tegelikult olen positiivse mõtteviisiga, tegelikult ma olen konservatiivne Eesti mees, kes teeb asju väga rahulikult, aga näha on, et meie tänapäeva maailmas me peame võtma kõiki asju järjest kiiremini omaks ja midagi teha ei ole. Et mitu korda on öeldud siin lava peal ka, vastu võidelda ei tasu, peab kaasa minema. Kui me ei jookse kaasa, siis me kõnnime kaasa või roomame kaasa, aga kui me üldse ei liigu, see on jama lugu. Aitäh! Aitäh sulle, Tarmo, ja meil on aega üheks küsimuseks praegu, kui tuleb kuskilt. Meie read on natuke hõredamaks jäänud, aga tuleb, väga kena. Leiab ka Mikker tee sinuni, sealt poolt. Leho Laine Viljandi kutseõppekeskus, aga ma olen ka Pärnust pärit, nii et me rääkisime siin täna hästi palju sellest tehisintellekti pöördest ja kõigest sellest, et teie kui sellise sektori ehitaja või ütleme esindaja, kus tehisintellekti maja ehitama ei tule teile, et seda teeb ikka inimene. Teie nägemus siis sellele, palju see tehisintellekti integreerimine juba maast madalast ja kooli tasemelt siis majade ehituseks kaasa aitab? Siin on ka ennem öelda, et kõiki lahendusi me ei tea, ma mõtlen välja. Aga ma usun, et jah, kas ta just ehituses aitab, eks ju, et hetkel veel pannakse kivi nagu inimeste poolt kivi peale. Võib-olla tulevikus tehakse tehases, võib-olla tehakse robotitega, vaikselt areneb. Eestis siis võib-olla mahud on väiksemad kui mujal. Aga samas me otsime viise. Me tegelikult teeme ettevõttes Tiigrihüpe 2 või ma ei tea, mis iganes. Järgmist Tiigrihüpet, me ei oska uut nime võtta sinna. Ja siis inimesed küsivad mu käest, et kuhu me hüppame? Siis ma ütlen, ma ei tea. Aga mul on finants, mul on, et me peame seda tegema, me tahame minna projekteerimises, me tahame minna eelarvestuses, me tahame minna ehitusjuhtimises, me tahame minna turunduses, igale poole tahan hüppata, ma ei tea, kui kaugele see hüppe on, kas see on nii palju, aga kui me ei tegutse, ei katseta mitte midagi, me ei jõua mitte kuhugi, eks ju. Ja sa pead avama tšakrad, ütlema, et meil on raha kulutada, me praegu platsimeestega alustame AI challenge, võtame mingid tarkvarad, need natuke maksavad, eks ju, hea asja eest peadki maksma, katsetavad, möllavad, kas me saame kasutada enda töös ära, et ma saan teha oma tööd kiiremini, automatiseerida, robotiseerida, sest meil on ka igast dokumente vaja täita, kuigi enam ei pea nagu datat kuskilt nagu mitu korda sisestama, aga äkki saaks veel midagi teha, kiiremini, ägedamini. Ja igasuguseid ägedaid asju kasutatakse ja otseselt nagu võib-olla ei anna nii suurt hüpet, kui võib-olla IT-s või kuskil mujal, aga kindlasti see toimub. Ja ma ei taha maha jääda liiga palju sealt. Et selles mõttes on nagu põnev ja natuke nagu kartlik, aga samas on nagu põnev. Et muidu nagu siin teie ei ole käinud, mina olen käinud väga palju aastaid ehituskonverentsidel ja seal räägitakse, et IT-sektor peab niimoodi, põllumajandussektor peab niimoodi ja ehitussektor on sõuke 100 aastat.
Tegelikult ei ole. Loomulikult ehitatakse nagu samat moodi nagu hooneid, aga juhtimine, protsessi juhtimine, inimeste juhtimine, kõik areneb ja finantsjuhtimine, see IT, mis on praegu, ei ole võrreldav sellega, mis tehti vanasti, eks ju. Et sellist ei ole kõik näha. Sellist kõik ei ole näha. Ja ma arvan, praegu juhtimise mõttes nagu kasutame palju vähem inimesi, kui mingi aeg tagasi, ma ei oskagi palju aeg tagasi. Ja siis võib-olla eesmärk ei ole nüüd meil niimoodi, et nagu LHV-l, et poole vähem inimesi kasutada, aga kasutada neid nagu kasulikuma ja siis ressursi raiskamine, eks Eestis on niigi ressurssi vähe, maailmas niigi inimressurssi. Et vaatame, kuidas on. Et kui see AI suudab ära teha näiteks mingisuguse meeste töötamise graafiku, eks ju, nagu sekundiga või mida keegi teeb kuskil Excelis praegu või tirivad seal mingid jooni, eks ju, siin võimalusi on väga-väga palju, ma arvan. Aga ma nagu ei ole selline mingi ulm AI fänn, et ei mööda ühtegi päeva, kas see AI-st ei räägi, eks ju. Ja ma kasutan ka ChatGPT-d, vahest teeme pulli, küsisin Itaaliasse, teeme Itaalia kohta viktoriin, 10 küsimust, tee raskemad vastused. Et seal on igasuguseid asju saab kasutada tegelikult, et muidu oleks pidanud ostma selle viktoriini või poest või kuskilt Aaliast mängima. See on nagu mänguasi, aga samas nagu saab päris asju ka teha. Et võtke rahulikult, et siin kiiret ei ole. Selge. Aitäh sulle, Tarmo. Tuleb üks, nüüd jälle saan öelda, et hea kraam on sees.